ja mis küsimused teil on. Nüüd tuli ka salvestamise teade, võttis mind korraks vakatama, aga salvestus on hea asi, see võimaldab seda kõike taasluua ja et see taaslooming oleks siis väga hästi fokusseeritud, siis teie küsimused on ka oodatud siia chat-ruumi, et teie mikrofonid on kinni, aga chat-ruum on teie sõrmedele avatud, nii et kirjutage. Ma katsun neid kõiki siin märgata ja nügida oma kolleege siis ka vastama. Et nagu öeldud, mul on siin minuga koos õnneks 5 erinevat juhti, kes kõik aitavad seda infotundi ellu viia. Siin on siis meie Kodutütarte tüdrukute organisatsiooni juht, Kodutütarte peavanem Ave, siis on siin ka sõna võtmas noorte kotkaste juht Silver. Meil on just Harju regioonist piirkonna juhid, vabatahtlik ringkonnavanem Piret ja noorte kotkaste maleva pealik Allan on ka meiega siin selles info jagamise ringis. Nii et esialgne selline tutvustusring on tehtud. Taustajõuna on meil olemas siin ka veel üks juht, nimelt meie kommunikatsiooniga tegelev juht Markus, et tema tegeleb meil sotsiaalmeediaga ja aitab seda asja nagu sujuvalt korraldada. Nii et kõik on ära nimetatud ja asume siis teemaarenduste kallale. Et ma annaksin esimesena sõna Kodutütarde peavanemale Ave Proosile. Ja tere õhtust minu poolt kõikidele. Mul on hästi hea meel, et taas kord oleme videoteel oma tegemisi tutvustamas ja ma usun, et siin ekraani taga meid täna kuulamas on neid inimesi, kes on juba meie noortejuhid, aga loodetavasti ka mõni selline inimene, kes ei ole veel meiega liitunud ja kes saab siit julgustust, indu ja uusi mõtteid teha, võib-olla see viimane samm ja võtta see julgus kokku ja läbi meie organisatsiooni anda oma panus Eesti ühiskonna ja riigi paremaks muutmisele, sest seda võimalust me kõikidele vabatahtlikele noortejuhtidele kindlasti pakume. Aga mis on Kaitseliidu noorteorganisatsioonide ülesanne? Meie missioon. Et meie missioon on vabatahtlikkust väärtustades pakkuda noortele parimaid eneseteostusvõimalusi isamaalise hariduse kaudu. Ja ma ütlesin ära 3 märksõna, mis on siin organisatsioonides hästi olulised ja mida meie kõik väärtustame ja kindlasti mille järgi see Kaitseliidu noorteorganisatsioonide töö käib. Meil on ligikaudu 8000 noort, tüdrukut ja poissi, kes läbi meie organisatsioonide iga päev saavad teadmisi, praktilisi oskusi, kuidas olla ühel päeval ja juba ka praegu Eesti riigil hea kodanik. Ja mis kõige peamine, kuidas iseseisvalt igas olukorras hakkama saada. Nii oma tulevases tööelus, nii juba praeguses koolielus, kui siis ka ükskõik millise kriisi või keerulise olukorra ajal, mis Eesti riiki peaks kunagi tapama. Et see on meie ülesanne. Ja mitte kuidagi ei ole seda ülesannet võimalik täita nii, et me ei kaasaks võimalikult suurt hulka täiskasvanud inimesi, neid vabatahtlikke Eesti kodanikke, kes võtavad selle aja, et lisaks oma töö- ja pereelule tulevad ja annavad edasi oma teadmisi meie noortele. Saades siit pärast räägime veel pikemalt, millised teadmised ja julgustus ise kaasa
et seda noortetööd just meie organisatsioonis teha, aga igal juhul see märksõna vabatahtlikkus on kogu meie tegevuse alus. Mitte ükski meie vabatahtlik noortejuht ei saa selle töö eest palka ja pärast on vabatahtlikel juhtidel endal võimalus rääkida teile, mis see siis on, miks nad siia organisatsiooni on tulnud ja mis neid siin hoiab ja mida nad siit ka ise vastu saavad. Et tegelikult see on üks äärmiselt põnev ja võimaluste rohke maailm. See pakub võimalusi täiskasvanud inimesele iga päev samuti ennast arendada ja see on võib-olla kindlasti see teadmine, mida me tahame täna siit ka teile kaasa anda, kuidas igaühel on võimalik panustada riigikaitsesse ja seda mitte ainult läbi sellise otsese sõjalise riigikaitse või mõne kriisi lahendamise, vaid läbi noorte töö, läbi selle, et me kõik üheskoos anname oma teadmisi edasi noortele, kes siis ühel hetkel ka siin riigis otsuseid vastu võtavad, on aktiivsed ja tublid kodanikud. Nii et igal juhul pakume me eneseteostusvõimalusi nii noortele kui kindlasti ka noorte juhtidele. Ja kõike seda teeme isamaalises võtmes, ehk siis kogu meie tegevust saadab mõte ja ka teod ja õpetus sellest, kuidas hoida Eesti riiki, kuidas väärtustada meie traditsioone, meie ajalugu ja põimida see kõik läbi praktilise tegevuse selliselt, et me päriselt suudamegi pakkuda kvaliteetset, eesmärgipärast ja arendavat tegevust igale noorele. Nii et ma loodan väga, et kõik, kes te olete kuulama tulnud, saate siit veel juurde ühe väikese pisiku või väikese tõuke, et kui mitte kohe võtta enda hallata mõni noorterühm, siis vähemalt tulla mõnda meie laagrit uudistama, küsida oma tuttava teise noortejuhi käest, kuidas ja mida siin ikkagi täpselt teha saab. Nii et head kuulamist ja ootan palju küsimusi, millele me pärast saaksime vastata. Nii et minu poolt hetkel kõik ja head kuulamist. Ja aitäh, Ave, selle innustava sissejuhatuse eest. Et minagi loodan, et kõik meie vaatajad täna on enda jaoks selle küsimuse, miks Eesti vastanud. Ja nüüd Ave aitas teid edasi vastates küsimusele, miks kodutütred. Aga on aeg vaadata ka noortekotkaste poole, et ma annaksin sõna noortekotkaste peavanemale Silver Tammele. Nii, tere head kuulajad ka minu poolt. Ma loodan, et ma olen kenasti kuulda ja minu ülesanne täna siis on rääkida pisut tulevikust ja me oleme juba andnud ülevaate sellest, et miks me asju teeme ja miks see vajalik on ja kuidas iga Eestimaa inimene tegelikult saab panustada sellesse Eesti paremaks muutmisse, siis me oleme deklareerimas pikemas vaates, et iga Eestimaa noore esmane võimalus panustada riigikaitsesse on just läbi Kaitseliidu noorteorganisatsioonide. Valides selleks siis kas noorkotkad või kodutütred, aga et see on see võimalus. Ja kui me räägimegi sellest riigikaitsest, et mis on see riigikaitseline tegevus, siis Anu pisut hiljem räägib detailsemalt, et kuidas meie näeme seda. Et tihti on inimestel ettekujutus sellest, et riigikaitseline tegevus toimub kuidagimoodi militaarses võtmes, siis tegelikult me näeme, et noorteorganisatsioonidel on väga suur võimalus siis omalt tasemelt, oma oskuste ja võimaluste piires siis muuta meie riiki paremaks, turvalisemaks paigaks. Me ei pea üldse suuri asju mõtlema, kui me mõtleme, mida saab üks Eestimaa kodanik oma tasemelt ära teha riigi heaks ja et andagi võimalus siis, et meie riik oleks üha tugevam, meie ühiskond oleks üha jätkusuutlikum või kerksem, nagu me Kaitseliidus nimetame. Siis see ongi see meie ülesanne, meie roll, et luua neid võimalusi, et iga Eestimaa noor saaks tulla ja saada osa sellest võimalusest, olla üks riigikaitsja.
Kui me vaatame, et see ambitsioon on tõesti väga suur, siis me ju teame, et meil on üle 200 000 noore, keda me tegelikult võiksime täna oma organisatsiooni värvata. Meil on 7–19-aastased noored kuuluvad täna Kaitseliidu noorteorganisatsioonidesse ja tõesti neid on üle 200 000 ja meie oleme täna kaasamas nendest 8000 ligikaudu. Nii et see on 9,3% suurusjärgus, nii et pikk tee on minna, aga me ei heitu milleski ja me oleme tõesti võtnud väga suure ambitsiooni, et ühel hetkel see võiks olla täiesti koolisüsteemi osa, kogu ühiskond mõtleb, kuidas moodi ja milline on see minu võimalus anda siis omalt poolt panus sellesse, et Eestimaa noored saaksid olla vastupidavamad kriisides, nad oskaksid käituda ja nad üldises plaanis saaksid endaga hakkama, ükskõik mis siis meil õues või riigikorras valitseb, et nad oskaksid valida õigeid käitumismustreid ja toetada seeläbi oma sõpru, oma kooli, oma vanemaid ja see on oluline. Nii et need on need meie võimalused ja veel kord, et riigikaitse tegelikult algabki ju Eesti riigis igast inimesest ja me võime seda siis nimetada laiapindseks riigikaitseks või neid mõtteid on olnud erinevalt, kuidas seda nimetada, aga Kaitseliit on üks koht, üks kanaliseerimise võimalusi, et riigikaitsesse panustada. Nii et tore, et te olete tulnud kuulama ja jõudu teile siis selles infotunnis ja head otsuste tegemiseks Eesti riigi hüvanguks. Nii et aitäh teile! Ja, tänan ka Silverit, see oli samm edasi ja nüüd ma proovin teie ette maalida järgmiste piltide ja sõnadega natukene süvitsi minnes seda noortejuhi ametikohal toimetamist Kaitseliidus. Et noortejuht siis on meil see, kelle läbi me noorteni jõuame ja noortejuhiks on oodatud iga inimene, kellel on olemas kõige tähtsam asi, see ongi vaba tahe ja tahe siis noortega tegeleda, nii et see on peamine, kõik muu saab selle juurde ehitada ja ehitada väga kaitseliitlikul moel, ehk et meie viime kokku nii noortevaldkonna sellised parimad praktikad, kui ka siis tõesti toome sinna kõrvale riigikaitse valdkonna võimalused ja seetõttu on need noortejuhid meil unikaalses seisus, nad saavad enda arenguks erinevaid võimalusi ja tänases Eestis võime siis numbrite keelde panduna öelda, et meil noori jääb sinna 8000 alla. Kogu aeg on liikumist, mõned lähevad vanusega välja, mõned avaldavad soovi liituda ning selleks, et neid noori me puudutada saaksime, nende elusid natukene seikluslikumaks muuta ja nendega koos asju praktiseerida, siis on meil noortejuhte ka ikkagi sadu ja sadu, aga see ei tähenda, et meil oleks häid inimesi nagu täna juba küllalt, et kui vähegi võimalik, kui see tundub teie tee olevat, siis ärge kõhelge, tõesti haarake sellest võimalusest, mida Ave ütles, pöörduge enda kodumalevasse, küsige sealselt palgaliselt noorteinstruktorilt nõu ja juhatust ja tulge kas või vaatama, et mida noorkotkad ja kodutütred teevad ning võib-olla on see just see koht, kuhu teie tegelikult tahaksite ka kuuluda. Ja vabatahtlike sekka siis jõudmiseks on meil ka sellist palgaliste töötajate nagu gruppe nii-öelda üle Eesti on siis igas regioonis 2 palgalist, kes on ka omamoodi hunt kriimsilmad, kes siis aitavad absoluutselt kõiksugusel moel nendel vabatahtlikel noortejuhtidel seda noortetööd teha. Ja peamine ülesanne kokkuvõetuna ühte lausesse ongi siis see, et noortejuht loob noortele isiklikku arengut toetavaid
tingimusi ja mõnes mõttes sotsialiseerub koos nendega ja muutub ka ise toimetulevamaks liikmeks. Nii et see on mõlemaid pooli rikastav selline koostöö ja võimalus. Praktiliselt siis läheksime noortejuhtide koolitusvõimaluste juurde, sest kuigi ma ütlesin, et kõige tähtsam on noortejuhil see tahe, et tal tundub, et ta on valmis noortega tegelema, siis Kaitseliidus noorteinstruktorite ja organisatsiooni juhtide ja sotsiaalmeedia spetsialistide ja tegelikult ka kõik Kaitseliidu liikmete ja Naiskodukaitse liikmete poolt on siis erinev tugi, et need noortega tegelejad ei peaks tundma ennast üksi ja saaksid väga hästi selle võetud ülesandega hakkama. Siis esmane asi, mida Kaitseliidus saab läbi teha, algab noortejuht, on siis vabatahtliku noortejuhi kursus. See toimub Kaitseliidu kooli poolt välja töötatuna. Ja seal on siis sellised kõige kontsentreeritumad teadmised selleks, et ühes rühmas alustada. Seal antakse ülevaade kogu organisatsioonist, et kui teile täna tundub, et Kaitseliit on selline suur ja mitmetahuline organisatsioon, siis seda ta ongi. Aga selleks, et siin Kaitseliidus hästi orienteeruda ja ka aru saada, kus Kaitseliit omakorda riigikaitses paikneb, siis tasub tulla sinna kursusele. Seal tehakse see väga hästi selgeks. Lisaks räägitakse noorsootöö valdkonnast, sest kuivõrd iga noortejuht tegeleb noortega, siis ka need teadmised on väga olulised. Ja iga vabatahtlik, kes siin kogemusi korjab, saab neid rakendada ka nii-öelda väljaspool. Saabki olla parem lapsevanem, saabki olla parem oma töökohal, mis iganes ta spetsialiteet on, nii et need on tegelikult sellised erinevates kohtades kasutatavad teadmised ja oskused. Siis on võimalik saada sealt juhatust selles osas, kuidas reaalselt kodutütre ja noorkotkaga väljaõpet teha, mis on selleks ära kirjeldatud sellised algsed nõuded ja materjalid, millest lähtuda, sest kõigil ei pruugi olla väga selget visiooni ja mida noortega teha ja teisalt isegi kui neil on visioon, siis need baasteadmised on organisatsioonis nagu kõigile antavad ja jagatavad, et see on ühine väärtus ja selle nimel siis tulebki pingutada ja neid teadmisi eelkõige, kuidas seda teha, siit kursuselt saab. Siis puudutatakse ka väga olulist asja, mis on esmaabi. Nagu me teame, esmaabi ongi selline asi, mis on ka ju universaalne ja vajalik teadmine. See kursus ei jää teoreetiliseks. Ta nõuab küll igalt osalejalt 2 pikka nädalavahetust, aga selle juurde käib ka praktika. Ja praktika käib koos juhendaja sellise toega, nii et see annab kindluse, et see, mida te kõik nii-öelda teoorias kuulsite, see on ka kõik ellu viidav, nii et selliselt on ta ühelt poolt vabatahtliku aega säästev, ta ei ole ju väga pikk koolitus, teisalt ta sisaldab kõike seda elementaarset, mida inimene võiks läbi teha, et rühma ees tunda ennast kindlamalt ja seda tööd siis alustada. Ning Kaitseliit juurde soovitab ja pakub ka laagrikasvataja ja juhataja kursust. Meil on ikkagi igas piirkonnas selliseid inimesi, kellel see kutse kehtib, et iga vabatahtlik on soovitavalt sinna nii-öelda sihtrühm, keda toetatakse, et ta sinna saaks ja nii on ka lihtsam teha rühmalaagreid, et ei pea kogenud mentorid kõrvale võtma. Ning elu teeb huvitavaks ka Kaitseliidu kool, et kui me vaatame noortejuhi peale, siis noortejuht on samamoodi Kaitseliidu liige, kes on oodatud Kaitseliidu kooli kursustele ja seal on erinevad juhtimiskursused, siis on avaliku esinemise kursused, siis on ühel hetkel ka vägivallatu võitluse kursused, ühesõnaga seal on väga mitmeid kursusi, kuhu saab ennast nii-öelda veel kirja panna ja ennast seeläbi arendada, et Kaitseliit on tõesti selline
hästi mitmete võimalustega organisatsioon, et kõik on siis oodatud ja seatud nagu tegema seda, kuhu nagu vähegi see hing ihkab ja teisalt siis antakse teadmised juurde ning võimalik on ka, et tööandjad nagu väärtustavad seda, kui ise osata sellest ka rääkida ja analüüsi teha, et mis on muutunud. Ning erinev täiendõpe on ka maakondlikul ja vabariiklikul tasandil, et need on vast üksused erinevad kursused, mis lähtuvadki inimeste huvist ja olemasolevast sihtrühmast. Nii et neid ei saa nii täpselt temaatiliselt välja tuua. No kui ma üritaks, võib-olla siin tõesti vaimse tervise esmaabi, aga on ka praktilisi selliseid oskusi, mida edasi antakse, seda sama praktikat, mida noored vajavad. Nii et see väljaõpe on ka väljakutset pakkuv ühelt poolt ja teiselt poolt ka isiku tasandil väga tulemuslik ja ilmselt oodatav, ma vähemalt loodan nii. Aga meile on tulnud ka üks küsimus, kas see on sama esmaabikursus, mida tehakse ka naiskodukaitsjatele baasväljaõppes. Kui see esmaabikursus on naiskodukaitsjal just värskelt läbitud, siis muidugi seda tulemust arvestatakse, nii näiteks ka laagrikasvataja juhataja kursuse juures arvestatakse seda sama esmaabikursust, mis on naiskodukaitsjate juures nii-öelda läbi tehtud, aga antud juhul on selline kontsentreeritud mahus esmaabi teadmine just nendele noorsootöötajatele, kes tegutsevad laagris või mingis väljaõppesündmuses, et anda neile see kõige elementaarsem teadmine, mida nad tohivad teha ja mida nad ei tohi teha seal koha peal, kui mingi asi juhtub. Et lisaks võib esmaabi muidugi alati veel enam omandada, et see võikski olla väga pikk, aga noortejuhi kursusel on ta natuke lühendatud mahus. Ja meil on tulnud veel üks küsimus, millal toimub järgmine noortejuhi kursus. See on nüüd hea küsimus. Ma võtsin ta juba sisse. Kas ma võiksin korraks anda Avele sõna, äkki Ave teab? Jaa, võib küll anda mulle sõna, et vabatahtliku noortejuhi kursused üldiselt toimuvad 2 korda aastas, kevadel ja sügisel ja järgmine vabatahtliku noortejuhi kursus toimub meil 1 nädalavahetus on märtsikuus, 1 nädalavahetus on aprillikuus ja Ida-Virumaal plaanime seekord kursust korraldada. Täpsed kuupäevad on ka tegelikult juba olemas, nii et kes on juba soovib päriselt on tõsisem huvi juba registreeruda, siis esimene nädalavahetus on 24 kuni 26 märts. Nii et kui siin on kuulamas juba ka neid inimesi, kellel on oma noorterühm ja te ei ole veel kursust läbinud, siis järgmise aasta märtsis hakkab kursus pihta ja sealt edasi on siis 2023 sügisel veel üks kursus. Aitäh, Ave. See oli vajalik lisandus. Võtame siis järgmise illustratsiooni, mis räägib meile noorte baasväljaõppest nii-öelda. Väga tore. Et nagu teile ehk ette kuvati, on siis näha kõik see kõige olulisem nii-öelda, mida me kutsumegi baasväljaõppeks, on siis noorte järguõpe. Et noortel on erinevad teadmised ja oskused üles kirjutatud järgunõuetena, kuhuda erinevasse järku. Nendes järkudes edasiminek sõltub siis sellest, kui vana see noor on ja millised tema eelmised teadmised on, aga neid hinnatakse siis kohtadel ja nende omandamiseks on ligikaudselt selline 2-aastane nagu tsükkel või ajaauk. Ja selle kohta ongi küsitud, et mis siis saab, kui noor liitub ja ta on juba nii-öelda teismelise eas. Või siis, et kui keegi ongi liitunud ja tahab teha mõnda järku hästi kiiresti, siis jah, see 2-aastane omandamine on soovituslik selline periood. Alati võib teha erandeid, alati võib arvestada seda, milline on valmisolek siis nende noorte poolt, aga oluline on, et kõik need organisatsiooni jaoks olulised ja kõikide meie kollegiaalsetes organites
hinnatud ja oluliseks peetud järguoskused ja nõuded, siis noored siit ka kaasa saavad. Et ei oleks nii, et kui meie juurest vanusega läheb välja mõni 18-aastane poiss või tüdruk, siis ta polegi telgis maganud näiteks, et või pole matkanud kilomeetreid, nii et villid on saapa sees. Nii et need kõik need väikesed asjad on ikkagi järgudeks lahti kirjatletud. Me võime seal märgata nendes põhijärgudes selliseid alateemasid nagu riigikaitse, Eesti ajalugu, Eesti loodus ka sellega, turvalisus, matkatarkused, kodanikuõpetus, käitumine ja loovus ning kehakultuur või sport. Nii et kõiki neid erinevaid teemasid nendes järgudes on lahti kirjutatud. Nad on kirjutatud selliselt, et see 6. järg, mis on kõige madalam, on ka kõige lihtsam sooritada. Ja need noored, kes jõuavad 1. järguni, need on ka siis juba noored, kes väga palju rohkem oskavad ja teavad ja keda võib siis nagu erinevatesse ülesannetesse juba lihtsamalt kaasa tõmmata. Aga siia juurde ma võtaks ühe küsimuse. Küsitud on, kellelt ma peaks küsima, et teha 6. järgu. Põhimõtteliselt on see seotud sellega, et tuleb liikmeks tulla, kui te veel liige ei ole, ja siis saab seda küsimust küsida oma vabatahtlikult juhilt. Sest iga liige saab endale ka sellise väikese järguraamatu ja saab oma juhi ja juht hindab seda, kuidas on need asjad nii-öelda läbitud ja kui kaugel selle noore oskused ja teadmised on ning annab omakorda kinnituse. Et põhimõtteliselt jah, noorte juht jagab ka meil õpiraamatuid, kus on ka omakorda lahti kirjutus, nii et võimalusi on noore jaoks seda nagu näha ja hinnata iseenda edasiminekut ka. Et nii palju siis baasväljaõppest, aga selle juurde käivad ka erikatsed. Ja erikatseid on omakorda selline küllaltki lai spekter, et kodutütardel on neid erikatseid traditsiooniliselt üle 20 ja natuke alla 30 ja noortel kotkastel on neid siis kirjeldatud olnud üle 70 ning selle juures oli ka ealine nii-öelda erisus, et noorematele oli nii-öelda üks erikatse, aga antud juhul on neid siis ühtlustatud ja see protsess käib ka koos nagu muutustega üldse elus, et teatud erialad muutuvad olulisemaks, teatud erialad võib-olla jäävad tähelepanu alt välja, et neid ei soovita enam teha ja nad ei ole enam nii olulised. Aga väljaõppes siis viiaksegi kokku see, mida vabatahtlik noortejuht nii-öelda peab oluliseks ja see, mida noor nii-öelda vajab ja see saab kokku nendes kirjeldatud nõuetes ja muudab elu huvitavaks. Et selleks, et neid järke anda, kõik rühmajuhid teevad omakorda koondusi või rühmalaagreid ja seal siis noor saab kõiki väga põnevaid asju proovida ja omandada. Nii et teatud mõttes elu muutub seikluslikuks ja elu muutub täis üllatusi eluks, et see on põnev, mida noortejuhi toel saab teha. Ja erikatsed omakorda ongi siis sellised võimalused, kus ühelt poolt arvestatakse noorte erihuvisid, nii-öelda noor võib ka kuskil mujal huviringis käia ja võibki tuua selle teadmise organisatsiooni sisse ja läbi selle näidata, et tal juba on nii-öelda näiteks lauljana rohkem kogemust, tantsijana mingeid muid erioskusi ja teha omakorda siin organisatsioonis oma anded nähtavaks ning saada kinnitus, et ta on erikatse läbinud ja omakorda motiveerida teisi, nii et see on ka väga-väga lai valdkond ja peaks pakkuma igale noorele huvidest lähtuvat tegevust. Nii et kui see tundub põnev, siis soovitan hiljem lugeda ka noortekotkaste ja kodutütarde lehelt neid viiteid, mis räägivad järgu ja erikatsetest. Aga see on siis võib-olla näost näkku õppest
meil on olemas nüüd ka e-organisatsioon ja selle areng on olnud hüppeline ning tänaseks on meil õpikukeskkonnas olemas kõik järkude kirjeldused. Nii et algav noortejuht või kogenud noortejuht saab sealt võtta omakorda tuge, lasta midagi lugeda, vaadata internetis, teha mingisuguseid harjutusi seal läbi. Nii et see teeb kindlasti elu huvitavamaks ja mugavamaks. Ning on võimalik siis neid reaalseid koonduseid ja e-õpet siduda. Nüüd jõuame erialategevuse toetamiseni võib-olla gruppides, et Kaitseliidus on küll kõik rühmad omamoodi toredad ja erinevates omavalitsustes laiali, aga alati on võimalik, et sinna gruppi satuvad natukene ühtmoodi mõtlevad inimesed, kes tahavad midagi teha süvendatult. Ja nii on võimalik, et meil on olemas noorkotkaste mererühm, et on ajaloohuvilised kokku tulnud, on kultuurihuvilised, kes nii-öelda harrastavad midagi süvitsi ja teevad natukene ekstra sellel suunal, nii et see erialarühmade tegevus on tavalise rühma kõrval ka täiesti võimalik ja oodatud asi. Ning siia juurde peab ka mainima seda, et meil noored ise saavad projekti kirjutamisvõimalusi. Ehk et kui neil on omakorda soov proovida ennast organisaatori või juhina, siis ka noorte endi poolt teostatud projektid on üks viis, kuidas siin saab liige aktiivne olla ja kogemusi korjata. Ja jõuame siit sellelt illustratsioonilt viimase sellise väiteni, mis ütleb, et me korraldame ühisõppusi Kaitseliidu ja Naiskodukaitsega. Ja need on väga oodatud asjad, sest see on ka nii-öelda päris elu nägemine ja päris asjade tegemine ning annab noorele kindlust, et Kaitseliidu ja Naiskodukaitse liikmetega tasub nii-öelda edaspidigi liituda ja nendega koos asju teha, et on meil täiskasvanute seas väga häid instruktoreid mingiks valdkonnaks, kes käivadki noortele oma teadmisi jagamas, aga on ka siis selliseid ühisõppusi, ka viimasel orkaanil on kaasatud noori erinevatesse väikestesse etappidesse, et nad näeksid, mis see riigikaitseline selline päris väljaõppe endas sisaldab, nii et see võimalus on Kaitseliidus ka. Ja jõuame siis selle võib-olla ka väga olulise asjani, milleks on noortejuhi motivatsioon. Et noortejuht on siis selline inimene, kes vaba tahte alusel on tulnud noortega tegelema. Ja võib öelda, et üks suur motivaator on inimestel see, kui neil on oma laps, kellel on omakorda sõbrad. Ja siis nad ühinevad läbi selle, et lapsevanem arvab, et kui juba teha oma lapse elu huvitavaks, siis alati võib ju võtta sinna kõrvale ka sõbrad ja ühel hetkel see tundubki nagu ainuvõimalik viis erinevaid asju proovida ja koos ühistegevust teha. Aga ma arvan, et selle motivatsiooni alge on selles, mida me siin ka sissejuhatuses väga palju rõhutasime, et inimestel on vaba tahe, et inimestel ongi see missioonitunne ja soov pühenduda sellesse, et Eestit nagu ehitada üles, nii et see käib siia juurde, see võimalus panustada ühiskonda. Samamoodi saab iga noortejuht siit kaasa uusi sõpru, uusi tuttavaid ja ta ei jää enam kuskil Eesti otsas nii-öelda üksikult ja hätta. Alati on võimalik inimestega suhelda, see võrgustik on suur ja lai ja kindlasti annab see annab suurema sõpruskonna ja aluse uuteks seiklusteks ja uuteks tegudeks. Ja et uued teod ei toimuks nii-öelda ad hoc, lihtsalt puhtalt pinnalt, siis nagu mainitud sellest koolituse slaidist, meil on erinevaid koolitusi. Ma nägin, et mul jäi vastamata siin eelnevalt üks küsimus, et kas need on koolitused, need Kaitseliidu kooli juhtimiskoolitused ja need käivad väikese lühendi jupp juurde, et kui see inimene on siin juba
ennast teostanud ja see on tema huvi, siis on võimalik ka juhtimiskoolitustel osaleda. Ning järgmine asi, millest võiks juttu teha ja mis võib-olla ka inimesi võiks mõtlema panna, et see noortejuhi amet on väärt amet, on siis see, et Kaitseliidus on võimalik saada väljaõppes osalemisel ka sotsiaalsed garantiid. Et nii nagu Kaitseliidu liikmetel väljaõppes osalemisel tekivad õnnetuste puhul on õigus taodelda hüvitist ja toetust, nii on noortejuhtidel kehtima sotsiaalsed garantiid, et ka nende panus on samavõrra väärtuslik. Ja tegevus ei pea toimuma ainult vabatahtliku rahakotil, meil on ikkagi ka erinevad hüvitised, kui osalusel tekib siin transpordi, toidu või telefonikulu, siis need süsteemid on ka loodud ja inimesi toetatakse selles vabatahtliku töös. Nii ka vormiriietuse ja varustusega, et ka need on ajas muutunud, ka need arvestavad sellega, millised inimeste vajadused on, et olla maastikul, et olla väljas pidulikel üritustel ja organisatsiooni näidata paremast küljest, nii et ka see on üks tagamise osa, mis aitab noortejuhil toimetada ja oma asju paremini teha. Ja siit olemegi jõudnud nüüd selleni, et mina olen rääkinud, mis noortejuhti võiks motiveerida, aga siit on hea anda sõna meie vabatahtlikule Piretile, kes Harjumaa ringkonnas asju juhib ja kindlasti oskab veel palju paremini rääkida oma vaatenurgast ja sisustada seda noortejuhiks olekut. Et palun, Piret. No nii, tere õhtust kõigile. Minu nimi on Piret Reinmann ja olen siis Kodutütarte Harju ringkonna vanem. Ja räägin natukene teile sellest, et kuidas sai minust noortejuht. Et sellest on juba natuke enam kui 12 aastat juba möödas, kui otsustasin, kui mu oma laps läks 1. klassi, minu 3. laps siis, et kool oli ka huvitatud, et kunagi ammu sa oled Noortekotkab toimetanud, et võiks hakata sellist huviringi koolis tegema. Toimetan ma siis Saku vallas Kurtna koolis. Ja kui mu 3. poeg läks 1. klassi, siis mõtlesin, et aga miks mitte, et ma proovin. Ja noori oli palju, parimatel aegadel üle 80 mul korraga rühmas. Ja see tagasiside, mis sealt noortelt tuli, siis pani mind järjest enam ja enam seda tööd tegema. Noortega töö on väga inspireeriv, väga hariv ja väga lõbus. Et kuidas saada noorkotkaks või kodutütreks, siis see nüüd on väga lihtne. Kui on olemas vabatahtlik noortejuht, kes on valmis mõnes koolis või mõnes piirkonnas alustama noortejuhi tööd, siis tuleb minna kooli kohale või kutsuda kogukonnas kokku need inimesed, kes oleksid siis huvitatud ja teha selline väike tutvustav päev. Ja need noored, ütlen kohe teile, et neid tuleb palju. Et ma olen ise promoüritusi väga palju läbi viinud ja huvi noortel selle organisatsiooni vastu on tohutult suur. Kõik nad tahavad osaleda, kõik nad tahavad kaasa lüüa ja see on ainult suur rõõm, sest et me toome nad välja sellest nutimaailmast, paneme nad tegema reaalseid asju, reaalseid tegevusi ja seda on tore näha, et kui hästi nad seda kõike siis kaasa teevad. Ja niimoodi noortega väljas käies ka erinevatel kogukonnaüritustel või maakondlikel üritustel siis on täiskasvanud, kes seda kõrvalt märkavad ja leiavad, et see oleks täitsa see teema, millega nad võiksid tegeleda ja tulevad infot küsima. Väga mitmel korral on inimesed ise mulle ka ligi astunud ja küsinud, et mis see täpsemalt on, kuidas vabatahtlikuks noortejuhiks saada, kui palju selleks panustama peab ja kõike sellist. Nii et on ka selliseid juhuseid olnud, kus tuleb inimene ise ligi. Nüüd, kui juba inimene kuulub Kaitseliitu või Naiskodukaitseorganisatsiooni, siis ka sealt kaudu on väga lihtne hakata tegelema noortetööga. Mina isiklikult siis samamoodi olen aastast 1999 Kaitseliidu liige.
kõigepealt olin siis 23 aastat väga aktiivne kaitseliitlane ja viimased 3 aastat siis olen olnud Naiskodukaitse liige, et panustan rohkem Naiskodukaitse poole peal. Ja üks organisatsioon kindlasti ei sega teist, sellepärast et noored teevad nii Kaitseliidu kui Naiskodukaitsega väga suurt koostööd. Naiskodukaitse õpetab kõike toitlustuspoolt, meditsiini. Kaitseliidu poolt tuleb sõjalist õpet, nii et meil on see koostöö kogu aeg olnud ja me käime, need organisatsioonid käivad kõik käsikäes, mis ongi minu meelest kõige parem, sellepärast et me töötame kõik ühtse eesmärgi nimel. Nii et kui te olete Kaitseliidu liige või Naiskodukaitse liige, siis kindlasti võite te olla ka noortejuht, et ei ole mingeid piiranguid. Nüüd, kui te ei kuulu kuskile organisatsiooni, et ei ole kaitseliitlane, ei ole Naiskodukaitses, aga tuleb selline mõte, et ikkagi tahab seda noortetööd teha, siis noortejuhiks võib tulla ka täitsa nii-öelda tänavalt. Te ei pea olema üldse eelnevalt organisatsiooniga seotud. Meie pakume kogu vajaliku väljaõppe selleks, et teist saaks hea noortejuht. Ainuke, mida vaja on tahe. Tahe seda tööd teha ja seda tööd teha rõõmuga ja südamega. Et see on see kõige olulisem osa, mis võiks ja peaks olema siis täidetud. Nüüd uue rühmaga, et kuidas siis seda algust üldse tegema hakata. Kõige lihtsam ongi leida siis piirkond, kus te täpsemalt seda tööd teha tahaksite. Kas see on teie kodukoha kool, kus õpivad teie oma lapsed või see on mõni noortekeskus. Siin ei olegi tead vahet, kus te seda täpselt tegema hakkate. Kui on mingi plaan paigas, siis on olemas inimesed. Igas ringkonnas on oma ringkonnavanem, igas malevas on oma malevapealik, kes on siin toeks ja abiks, kes tulevad appi. Kutsuvad kokku koolis või siis noortekeskus, need inimesed tulevad, räägivad, tutvustavad seda organisatsiooni, keegi ei oota, et uus inimene, kes tahab noortetööd tegema hakata, et ta siis ise peab kohe kõike teadma ja oskab ise kõike rääkida ja seda väga innustavalt edasi anda. Selle jaoks on meil inimesed, kes on pikka aega juba olnud ja saavad sellega suurepäraselt hakkama. Nii et, ja kui see promo on tehtud, siis tekib ka juba noortel huvi, tekivad reaalsed liitujad ja kui on olemas piisav arv noori, siis saab rühma ära luua ja alustada seda tegevust. Ja selle tegevuse käigus siis samas ka iseennast koolitada, nagu varem Anu juba rääkis, et on erinevad kursused, mida saab läbida ja õppida siis, kuidas seda noortetööd täpsemalt teha. Noored siis vanuses 7–18 kaasa arvatud, nagu varasemalt on öeldud, nii et see vanusegruppide, see on päris lai, et huvitav saab olema seal kõigil, mõnele natukene lihtsamal versioonil, väikestele hästi palju õpetame läbi mängu. Nendega on väga lahe mängida, sinna sisse siduda erinevaid organisatsiooni puudutavad teadmised ja niimoodi nad omandavad seda kõige paremini ja töötavad mõnusalt kaasa. Kuidas töötab üks ringkond ja malev? Ringkonda juhib ringkonnavanem ja ringkonnavanema juurde kuulub siis ka veel juhatus. Ja koostöös juhatusega siis pannakse paika erinevad plaanid, kõik aastaplaanid, kõik laagrid, mis me korraldame, kuidas me oma eelarvet jagame ja toetus siis kõikidele meie noortejuhtidele, et kes millises valdkonnas abi vajab, toetust vajab, siis on ringkonna juhatus ja ringkonnavanem, need, kes aitavad, toetavad ja juhivad. Samamoodi on siis noortekutkaste malev, kes samamoodi maleva pealik on isik, kes on siis, kuidas me nimetame, me oleme nagu tugiisikud tervele meie piirkonnale, abiks ja toeks ja meiega koostöös siis ka noorteinstruktorid, kes on siis palgalised. Ja niimoodi koostöös, motiveerides, julgustades, toetades see töö sujubki. Ja sujub väga hästi, me oleme üks mõnus suur pere, kus nagu igas peres vahest on mõni väike konflikt. Üldiselt on need väga kergesti lahendatavad ja jõuame ilusasti üksmeelele, sellepärast, et meil kõigil on
üks kindel eesmärk ja selleks eesmärgiks on meie noored, et nendel oleks huvitav, et nendel oleks lahe, äge. See on kõige tähtsam ja et nad omandaksid kõik need vajalikud teadmised ja oskused, mida siis siin organisatsioonist me pakume. Millist tööd mina isiklikult noortejuhina teen? 12 aastat juhin ma Kurtna rühma ja ma pean tunnistama, et ma ei kujutaks enam üldse elu ettegi ilma selle noortetööta. See on elustiil. Ja kui vahel on olnud mõni laager, kus olen ise korraldajana, siis või võistlus pingeline, kõik toimiks, kõik sujuks, seal vähe magada saanud, siis mõtlen ka, tuleb korra see mõte pähe, et nagu, miks ma teen seda, et ma olen nii väsinud ju. Et nüüd ma tükk aega mitte midagi ei tee, nüüd ma puhkan tükk aega ja siis saab see üritus läbi ja meil on alati kombeks küsida meie noortelt tagasisidet siis laagri või võistluse kohta. Ja kui see tagasiside tuleb väga hea, väga ülistav, selline, et nii äge ja nii lahe ja tuleb veel ägedaid ettepanekuid, et järgmine kord võiks veel nii ja nii ja nii teha, siis kui sa juba ühe silmaga peaaegu magad, siis juba aju genereerib nii, järgmine kord ma teen nii ja nii ja nii, hakkan juba planeerima järgmist üritust, ilma et ma sellest ise üldse aru saaksin. Sellepärast, et see noorte tagasiside on see, mis on see liikuma panev jõud. Sa lähed kooli, noored ootavad sind juba, nad teavad, et see on see päev, kus meil on noortetund. Väiksemad noored tulevad, jooksevad, vaatad, jooksevad pikali, kallistavad ja neil on suur rõõm siin näha. Ja see teeb niivõrd hea enesetunde tekitab ja sellise mõnusa rahulolu, et teed mingit sellist asja, mis tekitab sulle endale väga hea enesetunde, tekitab nendele noortele mõnusa äraolemise, aktiivse tegevuse. Me saame juhtida neid noori nähes, milline potentsiaal on mõnel noorel, et kuskil vanuses hakkavad tekkima juba liidriomadused, suunata neid juba sealt poolt rohkem edasi, anda neile natukene rohkem vabad käed juba ka teisi väiksemaid õpetada, neid juhendada koostöös siis rühmajuhiga ja kasvavad sellised väga tublid juhid tegelikult juba põhikoolist peale, mis on eriti tore. Ja neid juhte on mina saan öelda, et minul oma rühmast on neid juhte päris palju välja kasvanud ja kes tulevad ka noortetöösse ise seda noortetööd nüüd juba tegema, mis on eriti tore. Tagasisidena sellest, kui me õpetame seda noortetööd, siis parim tagasiside on see, et kui sa näed või kuuled, et sinu noored on saanud hakkama millegi väga ägedaga. Et Kurtna noored näiteks siin üks näide, mille saan tuua, on see, et on reaalis inimese elu päästnud just nimelt nende teadmiste ja oskustega, mille nad on saanud meie organisatsioonist. Nad ise olid nii elevalt sellest, muidugi esimene asi helistati, kui kannatanu oli ära viidud kiirabi poolt, siis tuli see väga emotsionaalne kõne just nimelt mulle. Nemad nutsid, mina nutsin. Muidugi õnnest kõik, et kui hästi kõik läks, tagasiside kiirabist tuli ka, et 10 minutit hiljem oleks see mees ära surnud alajahtumisse juba terviserikke pärast. Ja see on niivõrd hea tunne, et me oleme suutnud neile midagi õpetada. Nad saavad hakkama väga keerulistes olukordades, nad näevad, nad märkavad abivajajaid ja nad oskavad abi anda. Ja kui nad siis ka kohe päris ei oska, kui nad on alles sellised väiksemad, siis nad oskavad seda abi kutsuda, et keegi ei jääks üksi. Teadmised, oskused noortele küberruumis toimetamiseks, erinevad matkaoskused. Siin, kui me räägime näiteks suurematest võistlustest, siis meil on võistlus luurev hetk, kus nad on 36 tundi rajal ja sellel aastal läks üks minu kodutütar, kes oli 13 aastaks esimest korda sellele rajale. Ja sealt rajalt tuli mulle, ma ei tea, mitu kõnet sellest, et ta tahtis katkestada, et siis ma korra motiveerisin teda, ei olnudki palju vaja, et ta läks edasi ja ta tuli sellel võistlusel lõpuni. Ja ta tuli ka medalile. Nii et, ja siis, kui oli pärast aega mööda läinud,
me tegime esimese koonduse koolis, siis ma selle tüdruku käest küsisin, et kuidas tunne on, et kas järgmine aasta lähed uuesti vestlema. Ma olin üsna veendunud. Ma võin öelda, et ma olin täiesti kindel, et ta ütleb mulle ei, et see oli liikmisliik, mitte kunagi enam. Ja siis ta vaatas mulle otsa ja ütles, et miks sa üldse küsid selliseid asju mu käest. Ilmselgelt ma lähen. Loomulikult ma lähen. Nüüd on mul ju kogemus. Nüüd ma tean, mis ma pean teistmoodi tegema ja kui oluline on meeskonnatöö, mis on meie noorte töös üks olulisemaid asju, õppida meeskonnatööd. Ja meeskonnatöö on tegelikult see, mida me vajame kogu elu. Vahet ei ole. On see peresuhted, on see töökeskkond, igal pool on meeskonnatöö. Nii et ma väga julgustan teid, kes te vähegi mõtlete, et võiks teha natukene noortetööd või alustada sellega, ennast paremini kurssi viia, siis ma väga julgustan, te ei pea ära andma selleks kogu oma elu. Et meil on rõhksõnal vabatahtlikkus ja me teeme seda täpselt nii palju, nagu meie seda teha saame. Minul on ka pere. Ma olen 4 poja ema, 1 pisikese poisi vanema. Mul on oma päristöö ja mul on noored. Ja jah, ma teen siin keskmiselt 800–1000 tundi aastas vabatahtlikku tööd, aga see olen mina. See ei tähenda seda, et kõik peavad nii tegema, et te kõigil on võimalik panustada just sellises mahus ja just nii, nagu teile on sobilik. Ja teie rühm kasvab teiega koos, teie rühm läheb teie nägu ja ühel hetkel, ma ei garanteeri, kui te esialgu teete võib-olla korra 6 tunde, siis mingil hetkel hakkate tegema 2 korda 6, et ei ole üldse välistatud, sest et see tegevus on lahe. See on tore ja noored on üliägedad. Et ma tahan olla see müüdimurde ja öelda, et kõik Eesti noored ei ole lumehelbekesed. Ja kui need õigesti motiveerida, need õigesti suunata, siis tegelikult on nad väga võimekad ja väga ägedad noored. Nii et julgustan. Proovige ja te ei kahetse. Aitäh teile! Ja aitäh, täname Piretit ka, et tõepoolest need kirjeldustes esile toodud elumuutvad sündmused, need võivadki osaks saada, et noorsootöö pakub erinevaid hetki ja teeb elu huvitavaks. Ja meil on teine võimalus kuulata, kuidas noorte tagasisidest saab läbi noortejuhi isiku hoopis edasiside või nagu edasised plaanid, et ma annan siit sõna ka Harju noortekotkaste maleva-pealikule Allanile, aga siin juures ma veel tuletan teile meelde, et kirjutage chatroomi. Mul on need kaunid prillid ees selleks, et teie küsimused kõik üles lugeda ja et teie küsimused ei jääks niisama õhku, vaid saaksid täna õhtul ka vastused. Et tänan Piret ja ootame Allanit. Tere kõigile, mina olen Allan, olen 34-aastane abielus, 3 lapse isa ja olen siis noortejuht. Seda juba 7 aastat. Kuidas ma üldse selle otsa peale sattusin, on see, et ma olen ise olnud kunagi noorkotkas. Ja oli üks härrasmees, kes korjas ülesse, hakkas minusse investeerima, erinevaid teadmisi, oskusi, andis mulle võimaluse ennast panna proovile erinevatel võistlustel ja sellistel noortekotkase tegemistel. Ja tegelikult süstis sellise päris toreda pisiku. Mis juhtus oli see, et ma olin viimase 4 poisiga Kiili rühmas, kus ka praegu on noortejuht, olin siis mingi hetk viimane lend. Peale meid ei tulnud juurde kasvu ja see rühma tegevus jäi talveunne. Mis tulemus oli see, et sellest 4 liikmest 3 lõpetasid oma edasise tee kaitseväes. Ühes sai kopteripiloot, ühes sai ohvitser ja mina olen siis allohvitser kaitseväes. Aga nüüd, kus nagu noortejuht sai, on see, et mulle tegelikult helistati kohalikust omavalitsusest. Ja öeldi, et selline lugu, et me tahaksime, et Kiievi vallas oleks ka noortekotkaste tegevus ja võeti üks teisel minu klassivennal, mis oli ka noorkotkas, võeti ka nööbis kinni öelda, et äkki te teete midagi. Minu klassivend võttis tüdrukud ja mina võtsin poisid. Ja miks ma nagu tegin seda on see, et
kui keegi on sinusse kunagi investeerinud, sinusse midagi pannud, midagi kasvama pannud, siis üks hetk see kasvatab sinust sellise nagu missiooni, et ma saan ka midagi edasi anda, mul on midagi anda, mul on midagi öelda ja kui see on minu võimalus, ma seda ei kasuta, siis kas see on nagu õige? Küsime seda, et miks Tõnisson lasi nende Kirikumõisa poiste parve põhja ja Oskar Lutsu kevades. Sellepärast, et ütles, et aga mis nad tulevad siis meie õue peale kaklema. Ja tegelikult see on ka üks minu mootor, et ma olen Eesti patrioot, see on minu kodus, on minu asi, see on meie asi ja täna on see meie täiskasvanute käes Eesti asja ajamine, aga mingi hetke pärast võtavad noored selle meilt üle. Ja kui ma küsin endalt, et millistele noortele mina oleksin nõus meie Eesti usaldama. Ja mul tekivad mingid mõtted. Ja veel mu omale meeldib see, et kui ma midagi tahan, siis ma tahaks ära kindlustada, et see nagu läheks ka nii. Ja see ongi minu võimalus tegelikult panustada nendesse noortesse. Näidata, et tegelikult see Eesti on ka sinu asi, see on meie kõigi asi, see on meie enda oma, see on meie. Eestlane on siuke omandi tüüpi rahvas, talle meeldib istuda oma mätta otsas, teha oma asju, vaadata oma naabrit kõrval mätta otsas. Aga need mättad kokku, see Pokumaa ongi meie Eestis, see on see meie kaunis kodu ja kui noor sellest aru saab, siis tegelikult hakkabki tegelikult tema riigikaitsesse panustamise tee nagu pihta. Ta saab aru, kes ta on, kus ta pärit on, et see kodu on kallis ja lõpuks ta tahab hoida seda. Üks lihtne näide on see, et kui sa ei õpeta oma lapsele, et tuppa tulles tuleb võtta jalatsid ära ja et ei tulda porist jalatsidega tuppa. See tuba peab olema puhas, korras, hoida seda. Ja kui selle käitumismustrid ära õpib, siis kuhu iganes ta tegelikult läheb, siis kellelegi külla, siis ta võtab need jalatsid jalast ära ja tegelikult see, kes ta külla kutsus, selle see meeldib. Ja tegelikult, kui me investeerime oma noortesse ja võib-olla mõned ei jäägi siia Eestisse, vaid endavad maailma laiali, siis kui nad on hästi üles kasvatatud tublideks kodanikeks ja nad tegelikult käituvad igal pool viisakalt, ülalpeetult, hästi, kannavad õigeid väärtuseid, siis see on tegelikult reklaam meie oma Eestile ja näetakse, et Eestis on tublid. Nii et ühesõnaga sellise missioonitundega, tahtmisega, siis ma vastasin nendele valla inimestele, et jah, et võtan kätte ja hakkan tegema. Nüüd mina toimetan siis Kiili gümnaasiumis. Kool on andnud mulle siin ruumid, mida kasutada. Ma viin koondusi läbi iga nädal. Mul on ligemale 50 poissi, kellega ma toimetan. Ja see on selles mõttes, jah, on ikka vabatahtlik töö. Et öeldes naljaviisi, et see vabatahtlikkus seisneb kahes aspektis. Üks on siin organisatsiooni astumine ja teine on organisatsioonist välja astumine. Kõik see muu ongi selline töö ja mingis mõttes ka selline kohustus. Aga see on küsimus see, et mis ongi see sinu motivatsioon, et miks sa seda teed. Ja minul ongi see, et mulle meeldib õpetada, mulle meeldib edasi anda teadmisi. Mulle meeldib see, et kui ma usaldan kellegi kätte midagi, siis ma tean, et asjad on hoitud. Näiteks täna on päris selline tõsine probleem noortel käeliste tegevuste oskused ta on tarenenud. Nad oskavad ühel väiksel ekraanil asju nagu teha ja toimetada, aga käelist ei oska. Ja ka noorte kotkaste puhul, kodutõrte puhul on võimalus panna need tegema käelisi tegevusi. Panna ise oma mõjutus püsti, raiuda metsas kuusoksi telgi alla, et telgil oleks soe. Teha siin ahjola ise tuli, valmistada kattelokkisse oma söök valmis. Siduda sõlmedes kokku köisi asju, õppida esmaabi, tulkustama, kõik asju, mida oma kätega teha, ise midagi ära teha. Ja kui see noor on kogu selle asja kätte saanud ise asju, siis kui ta läheb ise ellu, siis tegelikult on igas mõttes nagu valmis tubli kodanik, ta armastab kodu ja ta on võimeline asjad käed külge panema. Ja kui selline hord noori hakkab meie riigis toimetama, siis ei ole enam paremaid käsi, kelle kätte seda anda. Ja kohalik omavalitsus annab koolid, annab ruumid. Vald on andnud meile ka finantsvahendid osta rühmale varustust. Nii et selline tihe koostöö tegelikult kooli ja omavalitsusega on. Ja mida omavalitsus saab, on see, et hulk noori ei hängi mööda tänavaid ja nurgataguseid, vaid tegeleb mingi asjaliku asjaga. Käib esindamas malevat
käib esindamas ka kohalikku kooli mingites võistlustel, asjadel, korraldab mingeid kogukonna üritusi ja tegelikult on see selles mõttes kasuks nagu meile kõigile. Ja täpselt nii, nagu siin eelkõneleja Piret ütles, et lõpus, kui siis see noor tuleb ja teeb midagi, saavutab midagi, tal läheb midagi korda, ületab mingeid raskuseid, ta jagab seda sulle, et näed, et ma olen saanud selle hakkama, siis mina ka tunnen, et nüüd ma nagu teen õiget asja. Ma olen investeerinud oma aja, oma teadmised, oma oskused õigesse kohta ja ma tean, et neid kantakse edasi ja nendega tehakse midagi vägevamat, suuremat, kihvtimat. Nii et see on see tagasiside, mis tegelikult ilmselt igat noortejuhti motiveerib tegema asju paremini, tegema asju ägedamalt, eesmärgipärasemalt, mõtestatumalt ja ongi parem Eesti, paremad Eesti inimesed, tugevam Eesti, meie asi, meie kodu ja kui inimesed meie ümber näevad seda, siis tegelikult see motiveerib neid ka. Ja kui küsin küsimused, et kui meie oma asja ei aja, et kes siis veel? Ja kui ma küsin sult, et kas sina oled eestlane, kas see on sinu kodu, siis on minu küsimus sulle ka, et aga kes siis veel seda teeb, et eks see tuleb oma otsa vaadata. Kindlasti ei ole see iga ühe tee, et temast saab noortejuht, aga palju asju on niimoodi, et kui ma ei proovi, ega ma siis teada ei saa ka. Nii et ma ei tea, noorte kuidagi kõnepruugis on selline challenge'ite esitamine, et esita nagu challenge'eid ja siis kas challenge accepted või mis iganes. Et miks ei võiks olla sinul üks challenge, mida vastu võtta ja proovida? Et kas see võiks olla üks koht, kus mina saaksin ajada ka Eesti asja? Ja nii nagu Piret ka ennem ütles, siis tegelikult meid on Eestis ju päris palju ja me oleme üks võrgustik. Ringkonnavanem malavapealik on, kes seal maakonna piires asja toetab, juhib, nii strukturid, kes on palgal, kes ka toimetavad ja toetavad. Ehk siis see kindlasti ei jää üksi, vaid sul on üks äge perekond, kes tuleb kuntrast siin ümber, asjad tehakse koos, antakse koos üksteisele hoogu ja lõpuks on see, et leidke üles inimene, kes selle hoo kinni peab. Nii et ma soovitan teil kõigil võtta härjasarvist kinni, natukene panna oma mugavus kõrvale ja investeerida siis sambasse Minu parem Eesti. Nii et tere tulemast siis noortejuhiks ja kui on küsimusi, küsige aga, et see on täna teie võimalus. Nii et mina olen tegelikult väga tänulik nende võimalust eest, kus on antud, just ka noortejuhina ja on seda mul usaldatud ja mina ütlen selle, et Isamaa auks alati valmis. Aitäh! Aitäh, Allan! Et see oli väga ilus mõttekäik ja väga sisukas, aga õhtu edenedes on meile laekunud ka mõned küsimused, mida on siis tore vastamiseks edasi anda. Et võtame siit kohe järjest, et kas noortelaagrid toimuvad ainult suvel ja äkki vastab Silver? Ja, rõõmuga vastan. Et noortelaagrid ei toimu ainult suvel, vaid meie soov ja tahe on aastaringselt tagada laagri toimumisvõimalusi, et noored saaksid siis ka erinevatel aastaaegadel katsetada, kuidas on välitingimustes hakkama saada, kas talvel on sama mõnus telgis magada kui suvel, kas talvel on sama lihtne süüa teha ja vett hankida kui suvel, et need kõik on tegelikult selle väljaõppe osad. Loomulikult me hästi tähelepanelikult vaatame, et millises vanuses need noored on, milline on nende eelnev ettevalmistus, et me kõiki 7-aastaseid kohe talvisel ajal loomulikult metsa telkima ei vii või laagrisse, aga et proovime ikkagi aastaringselt seda tegevust tagada. Ja kui me täna vaatasime üle, kui palju me oleme teinud üldse sündmuseid, noorkotkad ja kodutütred 2022. aasta jooksul, siis me oleme teinud 2300 erineva suurusega sündmust selle aasta jooksul ja me oleme pakkunud peaaegu 25 000 osaluskorda Eestimaa noortele. Ma ei pea silmas praegu ainult noorkotkad ja kodutütred, kes meie organisatsioonidesse kuuluvad, vaid me pakume ka avatud kohti. Nii et see tegevus tegelikkuses on aastaringne. Loomulikult teatud perioodidel on väiksem maht meil,
aga et me ei piirdu kindlasti ainult suvega, nii et laseme aastaringselt ikka tööl käia. Ja aitäh, Silver, selle aastaringi kirjeldamise eest meie noorte tegevustes. Ja nüüd ma asuks küsimustega pommitama Piretit. Et on tulnud nii mõnigi küsimus, millele sa tead vastust ja ma loen need küsimused siis ette. Kas poisid ja tüdrukud peavad kindlasti eraldi olema? Küsimus on ajendatud sellest, et meie küsija kuulutas välja, et ta hakkab noortejuhiks ja vastuseks tekkis tuttavatest lastest terve kamp, kus on siis sees nii poisse kui tüdrukuid ja küsimus on, et kas peaks nüüd poistele ära ütlema. Ja äkki ma siis kohe liidan siia ka järgmise küsimuse, kas naisterahvast noortejuht peab juhendama tüdrukuid ja poistele määratakse meesterahvas? Lihtsalt need kaks asja. Head küsimused. Et kui meil on väga palju selliseid rühmasid, kus on ainult tüdrukud või on ainult poisid, siis mina siinkohal saan öelda, et minul isiklikult just nimelt on segarühm. Et kui ma selle noortetööga alustasin ja kooli läksin, siis mul endal on küll kõik pojad, siis mul ei olnud küll seda, et neid tüdrukuid välja saab jätta. Ehk siis täiesti vabalt võib olla ka segarühm ja võib õpetada nii poisse kui tüdrukuid. Väga suures mahus on meie väljaõppe sama, et elujäämisoskusi õpivad tüdrukud ja poisid täpselt ühtemoodi. Et ei ole vahet, mis soost sa oled. Ja siis, kui on erinevad teemad, ütleme siin järgukatsed, erikatsed, siis on võimalik mõnikord lihtsalt teha tunde ainult tüdrukutele või ainult poistele, et see ei oma üldse mingit tähtsust. Üks rühm võib olla poisid ja tüdrukud segamini ka täpselt samamoodi. Nüüd, mina ei väida, et tüdrukutel peab olema kindlasti naisnoortejuht ja poistel ainult meesterahvas. Harjus on valdav enamus noortejuhti just nimelt naised. Naised on aktiivsemad ja ma saan suurepäraselt poistega hakkama. Ja ma tean, et on väga palju neid naisi, kes saavad poistega ka väga hästi hakkama ja oskavad ka nendele poistele väga heaks eeskujuks olla. Nii et ja samamoodi siis meesterahvad tütarlastele, et mina ei näe ühtegi probleemi selles, et kui on aktiivne meesterahvas, kes soovib teha noorterühma, kuhu hakkavad kuuluma nii tüdrukud kui poisid või ka ainult tüdrukud või ainult poisid, siis väga hästi sobib. Ma ei näe ühtegi põhjust, miks seda ei peaks või ei võiks teha. Nii et julgustan. Tänan, Piret, selle julgustuse eest ja küsimustest järgmine kõlab nii. Milles see eneseteostusvõimaluste andmine seisneb? Noortejuhile siis, kuidas ma neid tingimusi reaalselt loon? Kas on mingi programm, mida ma kasutan igaks korraks tundi ette valmistades? Ja ma annan sõna Allanile. Nii, tundub, et Allan on tehnilise viperusega liinilt ära kadunud, siis on võimalik pommitada veel Piretit, et kuidas see noortejuhi töö siis praktilisel tasandil välja näeb ja kas on siis mingi programm, millest lähtuda? No parim programm selleks ongi kasutada Opikut, kust saab hästi palju materjali. Ja tunniks ettevalmistamine tõesti käib, et mõtled välja teema, millest noortega rääkida. Ütleme siis näiteks, oled just ise käinud esmaabikursusel, Naiskodukaitse poolt pakutaval esmaabikursusel ja valmistad tunni ette, lähed viid selle tunni läbi. Nüüd kõik, mis puudutab järgukatseid, siis väga hästi on Opikus see kõik lahti seletatud. Klikkad aga rea peale, annab kõik andmed sealt ilusasti ette ja seda on kõike võimalik sealt kasutada. See teebki selle oluliselt lihtsamaks selle tunni ettevalmistamise. Et programm, mida me saamegi kasutada, on Opik kindlasti kohe. Siis teine võimalus on, et ennast võib-olla paremini kurssi viia, siis võimalikult palju lüüa kaasa siis erinevates laagrites, näiteks, et erinevad rühmad korraldavad erinevaid laagreid ja minna ja olla seal laagris nii-öelda siis vaatlejana
kuulata, vaadata kõrvalt, mida seal tehakse, kuidas seal tehakse ja hakata ise siis nagu selle järgi samamoodi tegema. Võtta endale siis juba natuke kogenud noortejuht kõrvale, kes siis toetab ja aitab, ja kui järgukatsetes on hästi välja toodud erinevad teemad, mida tuleb siis noortega õppida, kas tead, et see näiteks topograafias nii tugev ei ole, siis see noortejuhtide võrgustik maakondlikult on ikkagi nii suur, et kindlasti on keegi, kes seda teha oskab või on kohalik kaitseliit, kes on keegi, kes saab tulla ja aidata ja toetada ja selle tunni läbi viia. Et kui sa ei ole veel endale jõudnud seda teemat konkreetselt selgeks teha, et siin on konkreetne näide Harjus. Eelmisel reedel oligi rühm, kes soovis konkreetset väljaõpet noortele, et kuidas kanda vormi, mis on selle juures oluline, millal kantakse vormi, millal pidulikku, millal laagrivormi. Kõik need embleemid, eraldusmärgid sinna peale ja läksingi appi. Ja selge on see, et uus juht ei oska kõiki asju kohe ise teha ja siis tuleb keegi, kes aitab. Ja loomulikult on need noortejuhid on ise selles tunnis ka olemas, kuulevad ja õpivad täpselt samamoodi kõrvalt ja niimoodi tasapisi tuleb neid teadmisi järjest juurde, et ei tasu heituda sellest, et aga ma ju kohe ei tea ja ei oska. Et selleks on inimesed, kes aitavad, selleks on erinevad kursused. Noortejuhi kursus kindlasti ja erinevad inimesed, kes tõesti toetavad, aitavad ja annavad seda julgust juurde. Ma loodan, et ehk sai vist küsimusele vastuse. Aitäh, Piret, ja sinu jutule lisaks on Nave aidanud ning pannud meie chatroomi ka lingi nii õpikukeskkonnale, kust siis saab omakorda vaadata ka maakaitse käsiraamatu digitaalset kujustust. Nii et julgustan kõiki ka sealt vaatama ja võtan järgmise küsimuse, mis kõlab nii. Kas väljastatud uuele välivormile on ette nähtud ka lisasoojapesu? On ju talv ja selle kohta võiks anda vastuse noortekatkaste peavanem. Ja aitäh selle küsimuse eest, et meil on niimoodi, et me oleme nüüd juba päris mõnda aega, viimased 4-5 aastat saanud oma välivormi iga aasta hankida regulaarselt teatud koguses. Ja meil on olemas siis ka teatud hulk juba aktiivsematele liikmetele välja antud vorme ja me üha paremini suudame varustada oma noorliikmeid ja juhte. Ja nüüd see soojapesu teema või võimekus ei ole meil täna veel nii hea, kui ta olla võiks. Eelmisel aastal siis noortekotkaste poole pealt me teatud hulga soojapesusärke hankisime, aga see ei ole kindlasti see tase, mida me oleme eesmärgiks seadnud. Et me peame siin mõistma seda, et kui ma ennem nimetasin neid sündmuste arvu ja need osaluskordi, siis me oleme tegelikult riigieelarvest tagamas seda kogu väljaõpet meie liikmetele ja see on liikmete jaoks tasuta, see on perekondade jaoks tasuta. Siis me peame kuskil tegema neid otsustuskohti, et mida me hangime meile eraldatud riigieelarveliste vahenditega, kas need on vormiprojekti edasiarendamine või see on ikkagi päriselt selle väljaõppe korraldamine. Nii et me oleme proovinud selliselt teha, et igal aastal siis teatud hulk eelarvest läheb vormide arendamiseks ja tellimiseks, hankimiseks ja oleme siis noorkutkaste poole pealt tõesti neid soojapesusärke juurde tellinud. Ja kui me täna saame kandjatelt tagasisidet, et see on olnud väga hea ja õige samm, siis me tõenäoliselt jätkame seda ka tulevikus, millistes kogustes, millistes mahtudes, see kõik oleneb siis meile eraldatavast ressursist. Nii et kõikide vormidega tõenäoliselt täna soojapesusärgid kaasa ei lähe, aga ma usun, et aktiivsemad ja silmapaistvamad liikmed võiksid saada siis selle ka preemiaks või tunnustuseks. Tüüpiline hiirlasi jalga, aga tuli tagasi. Ja tundub, et meie infotunnist on saanud nüüd juba varsti info pool tund. Oi, veel üks küsimus on laekunud. Mis on uuemad tulemas järgmisel aastal riietusele? Silver, ma korraks palun sind tagasi selle vormiriietuse täiendumise. Ja, aitäh selle küsimuse eest ka, et pean praegu nentima, et midagi radikaalset ei ole tulemas. Et mille kallal me oleme tegelenud siin vabatahtlike juhatustega on see, et disainida ümber
sümboolikate kasutamine, et me oleme arvamusel, et meie erialamärgid, järgutunnused ja ka ametikohatunnused on meie liikmetele olulised ja me peame leidma lahenduse, kuidas neid ka välivormi peale kenasti välivormidel esitleda. Nii et me oleme siis vaatamas, kuidas võiks meie tekstiillupud või takk ja kinnitused olla vormidel sellised, et kandjad saaksid kanda oma allüksuse embleemi, oma rühma embleemi, siis näidata, millised on nende erialalised võimed, millises järgutasemes nad on, et need kõik võiksid olla ühel hetkel vormi peal nähtavad ja ka ametikohatunnus ilmselt muudab oma asukohta, et kõiki neid teisi embleeme mõistlikult paigutada vormidel. Ja midagi võib-olla hetkel ei oska juurde tuua, et me tegelikult analüüsime ka kogu aeg ja kui on ettepanekuid tänastelt kandjatelt, siis me alati võtame nad hea meelega vastu, proovime leida siis parimaid lahendusi nende ettepanekute elluviimiseks, et kandjad oleksid ikkagi rahul ja meie vorm areneks ajas pidevalt paremaks ja paremaks. Aitäh, Silver, ka selle lootusrikka noodi eest, et nii, siia on ikkagi tulnud ka veel üks viimane küsimus. Kui tekib jaanuaris meil uus rühm ja see on puhas rõõm, siis kuidas noored omale vormi saavad? Kas on mingi taotlusprotsess või peavad nad end mõnda aega tõestama, kuniks nad vormi saavad? Et ma annaksin sõna Avele siia 6 aasta. Ja, aitäh, Anu. Et kui jaanuarikuus tekib uus grupp, siis mõnda aega on kindlasti võimalik niimoodi koos käia ja toimetada. Ja nagu Silver juba ütles ka, et kuna meie ressursid on piiratud, siis kohe kõikidele noortele esimestel tundidel, esimestel kuudel ei ole võimalik kahjuks nii piduliku kui välivormi komplekti selga anda. Ja oluline on ka aru saada, et vormi saavad ühel päeval need noored, kes tõesti meie organisatsiooniga püsima jäävad, et on ka palju noori, kes korraks tulevad, mõned kuud on ja siis leiavad endale mõne muu hobi ja ei jää ka siia. Nii et igal juhul igas maakonnas on pisut oma reegel, oma süsteem, mille alusel vorme jaotatakse, aga aktiivsed tublid noored esimesel võimalusel kindlasti vormi saavad ja meil on siis 2 vormikomplekti, üks on pidulik ja üks on välivorm, et vastavalt siis ka võib-olla tegevuse iseloomule, kumba vormi ka ennem vaja on, siis selliselt on võimalik hakata komplekteerima, et päevapealt ei saa ja seda me kahjuks kõigile tagada ei ole võimalik, küll aga esimesel võimalusel vastavalt vajadusele kõik maakonnad vormikomplekte järjest jooksvalt juurde saavad ja siis ise juba rühmade ja ringkondade ja malevate kaupa otsustatakse, kes siis vormi saab ja millised täpsemad tingimused vormi saamiseks on kohapeal kokku lepitud. Aitäh, Ave, selle põhjaliku sissevaate eest meie ellu, mis vastas kindlasti ka küsimusele ja olemegi jõudnud selle infotunniga lõpule, sellepärast et meie ambitsioon vastata ära kõik küsimused on jõudnud lõpule. Hetkel ei ole ühtegi küsimust laekunud, nii et võtame siis oma ürituse kokku. Meil on siin mitmeid häid mõtteid, et kõik need kuulajad, kes nagu täna vähegi leidsid, et see on koht, kus proovida, siis tasub tulla ja suurendame seda küünarnukitunnet siin erinevatel üritustel, et otsige üles oma kodukoha maleva noorteinstruktor ja looge kontakt ja ega seal ei olegi, lihtsalt tulebki peale hakata. Et kõik need tänased materjalid tulevad teile meilile, te saate veel vaadata ja mõelda, aga et kui teil on vähegi tahtmist, siis tulge ja meenutage Allani sõnu, et kas siis kuskil on veel mõni inimene, kes selle hoo kinni peab. Et ilmselt ei ole. Teeme hoogu ja aitäh kõigile kuulajatele.